juba üle 2 korra nii kaua elanud mujal, kui ma omal ajal elasin väiksena ja koolipoisina Nõmmel. Aga ometi ma tunnen siiamaani ennast Nõmme poisina. See on minu koolitee 1. klassist kuni 8. ehk siis aastatel 1964 kuni 1972. Koolitee ise oli umbes kilomeeter pikk, aga see siin on viimane lõik. Mu kunagine kodumaja hakkab varsti paistma. See siin on Vabaduse park. Minu kooli ajal oli kutsuti teda Hiiu pargiks, aga ma ei tea isegi, kas see oli ametlik nimetus või ei olnud, aga 1930. aastatel oli ta kindlasti Vabaduse park, sest siia lähedale Hiiu bussipeatuse juurde kavandati tol ajal Nõmme keskost. Algselt tekkis ju Nõmme raudteejaama ümbrusesse, siis hakkas järjest siiapoole liikuma. Ja 20. aastate keskel oli siin veel lage maa ja siis oli seda linnakeskust siia tühjale kohale hea planeerida. Siin on nüüd kõrvuti 2 Nõmme plaani. See on 1926. aasta plaan, kus on näha, kui kaugele Nõmme siis oli laienenud. Vabaduse puiesteed ei olnud, aga Vabaduse puiestee trass läheb täpselt siit mööda seda Nõmme tolleaegset piiri. Vabaduse puiesteed hakati ehitama 1930. aasta paiku suure majanduskriisi ajal ja selleks kasutati päris palju hädaabitöölisi. Aga mõni aasta hiljem hakkas majandus jälle kosuma ja siis oli just see aeg, kui siia hakati neid majade krunte välja andma. Ja krundiostjad olid loomulikult ikkagi jõukamad inimesed ja selle tõttu ongi see rajoon siin ümber niisugune, kus on uhkemad majad ja näiteks tolleaegset suurt moodi, seda funktsionalistlikku ehitusstiili näeb siin päris palju. Ja maju on ka teistsuguseid, eks iga maja on ikkagi oma omaniku nägu. Siin ongi nüüd see maja, millest ma tegelikult tahtsin rääkida. See maja, kus ma juhuse tahtel elasin oma esimesed 19,5 eluaastat. Aastate lõpul, siis kui Eesti aja asjadest hakati rohkem rääkima, varem oli täiesti vaikus, siis oli Tarbekunsti muuseumis üks suur näitus Eesti aja arhitektuurist. Ja seal oli peale plaanide, makettide ja fotode iga tähtsama arhitekti nime juures
nimekiri nendest objektidest, mida nad olid kavandanud. Ja rahvusromantilist stiili viljenud arhitekti Edgar Velbri nime juures oli aadress Vabaduse puiestee 93 kaare 5. Just täpselt seesama maja. Minu lapsepõlves pidi olema aadress kindlasti Vabaduse puiestee 93. Ükskord ma saatsin endale kirja ja panin aadressiks meelega kaare 5. Kiri tuli muidugi kohale, aga aadress oli jämeda pliiatsiga maha tõmmatud ja kirjutatud Vabaduse puiestee 93 asemele. Mul on tunne, et see Kaare tänav oli teise posteljoni tööpiirkond ja see posteljoni oli hirmus vihane, et ta peab oma kolleegi kirja kohale viima. Siin kohal oli omal ajal pea sissekäik Kaare tänavalt. Nii et kaare 5 võiski kunagi selle maja aadress olla. Enne oli siin toekate tsementpostide vahel jalgvärav, just sai sisse. Nüüd uue aia tegemise käigus on see värav ära jäetud. Aga minu lapsepõlves ei käinud ka keegi siit. Sellepärast see värav viis nii-öelda ei kuhugi. Siin taga oli täielik džungel. Põõsad olid nii suguseks rägastikust kasvanud. Ja üldse see kant siin Kaare tänava poole oli üks tohutu rägastik. Ma mäletan, et meie majas elava minust natuke noorema poisiga ükskord püüdsime sellest rägastikust läbi tungida ja ma ei tea, kas me tahtsime sinna mingisugust oma pesa teha või. Ja ega me kuigi kaugele jõudnud. Paljaste kätega sellest džunglist läbi ei saanud, oleks pidanud olema machete. Ma ei ole siin hoovis käinud pärast seda, kui me ära kolisime. Kui ma ennist rääkisin, et 30. aastatel oli siin uhkete elamute rajoon, siis minu lapsepõlves oli kõik täpselt vastupidi. Kõik oli räämas, võssa kasvanud, maja seinad olid, värv oli maha koorunud, robeline. Jah, tubades oli küll parkettpõrandad ja vannituba oli meil ka olemas, mis ei olnud Eesti ajal üldse iseenesest mõistetav, aga kõige hullem oli see, et talviti oli väga külm. Ja mõnes mõttes oli ju põhjuseks ka see, et sõja ajal käis rinne siit mitu korda üle, mürsuplahvatuste lööklained raputasid neid maju kõvasti ja siis langes see seinte vahele pandud soojustus kõik allapoole. Nii et meie tuba, mis meil siin üleval, ja seal oli talvel ikka õige külm. 2 korda tuli kütta, aga sellest ei olnud ka alati kasu. Ma mäletan oma ühe ema hea sõbranna juttu. Ta rääkis seda mulle mitu korda, et kui tema esimest korda meie juures külas käis, siis olid ka talvine aeg, külmad ilmad ja mina olin niisugune aastane või midagi sellist. Ja ütles, et ma olin põrandal mänginud ja kindad käes. Nii et nii külm oli. Suur häda oli ju ka see, et torud kippusid ära külmuma. Aga õnneks vanaemal oli alles veel üks vana söetriikaud. Triikava sisse said sööd pandud, seal nad kuskile midagi halba ei teinud ja siis see kuum triikraud sai pandud vannituppa nende torude juurde, mis kõige rohkem külmumist kartsid.
öö otsa need söed hõõgusid seal ja kõik oli korras. Maja aed oli ka ilmselt professionaali poolt projekteeritud, võib-olla isegi sellesama Etter Velbri poolt. Siin olid näiteks need, mis on nüüd jäänud alles maja ääres, aia ääres oli kuusehekk, nüüd on pandud uus kuusehekk. Üks teine hekk oli veel siin paralleelselt kuusehekiga. Meie akende all olid kõrged elupuud, oli ilusti ritta pandud, et see oli kõik väga hästi planeeritud. Vaat siin oli rinnuni ulatuva sügavusega ujumisbassein. Seda enam ei ole. Selle asemel on see istumise koht siin, aga hekid olid ümber basseini, nende kohad on veel näha. Vaat see uks, see oli küll samasugune minu lapsepõlves ka. See võib olla nii-öelda Etter Velbri uks. Ühesõnaga praegu on teda restaureeritud, aga kõik need liistud ja kõik need olid täpselt samasugused, nagu siis oli väiksed aknad. Juba tol ajal ma sain aru, et see on mingisugune eriline uks. See bussipeatus on ka kogu aeg siin olnud, nii et kui sa uksest tulles nägid, et buss tuleb, siis sa jõudsid alati veel bussi peale joosta. See oli selles mõttes oli siin väga, väga mõnus elada. Aga minul oli lapsepõlves selles käest lastud ümbruses lausa lust mängida ja joosta. Meil oli ju see üks väike tuba, kus me elasime ühe köögi peal korteri perenaisega, aga õu kompenseeris selle väikse eluruumi. Tulid välja, kogu aeg oli sul midagi teha, sõitsid jalgrattaga, jooksid niisama, ronisid puude otsa, isegi katusel sai käidud siin kõrvalhoone katusel. Talvel olid mul isegi siia väiksesse aeda sõidetud suusateed sisse. Sinna Vabaduse parki oli küll lühike maa minna, aga kui sul ainult pool tundi aega oli, siis tegid siin mõned tiirud aia peal. Siin oleme vene tüdrukutega. See pikem tüdruk elas meie naabermajas, temaga mul suuremat tegemist ei olnud, ta oli meist mõned aastad vanem, aga see väike tüdruk, siin ta paistab väga kössis, aga ta tegelikult oli täpselt minu vanune. Tema elas meie allkorrusel korteris ja meie mängisime kogu aeg koos. Ja kusjuures see Tanja oli ainuke, kes oma perest eesti keelt rääkis, sest tema käis Eesti lasteaias. See ei olnud mitte mingisugune integratsiooniprojekt, aga lihtsalt täielik paratamatus. Lastevanematel oli vaja lasteaeda panna ja vene lasteaias kohta ei olnud ja pandi Eesti lasteaeda. Nii et meie rääkisime kogu aeg temaga eesti keelt. Algselt oli selle maja krunt, oli kõik, nii see kui teise maja alune oli kõik selle maja krunt. Mina olin väga väike, ma isegi ei mäleta täpselt seda, kui siin veel lage oli. Et see anti kuskil 50. aastate lõpus sellele individuaalehitajale üks veerand meie krundist. Aga seal taga, selle uue maja all, seal oli siis meie peenramaa. Mu vanaema kasvatas ka igasuguseid asju, isegi maasikad olid, kartulivagu oli ja õunapuu oli meil titripõõsad ja pojengi. Ja teise maja inimesed, nendel oli ka peenrad, nii et need olid kohad, kuhu ei tohtinud jalgupidi peale minna. See maja oli tegelikult minu lapsepõlves olemas. Küll hoopis teistsuguse kujuga, siin on nüüd ümber ehitatud. See oli mõeldud kojamehe korteriks,
selles Kojamäe korteris elaski üks lasteta abielupaar, natuke vanemad inimesed. Siis oli siin pesuköök, inimeste kuurid olid ja niisugune madal maja ja sinna me siis kippusime ikka katusele ronima ja seda tuldi keelama ja see oli niisugune asi, mida ka ei tohtinud teha. Siin oli siis see kohutav džungel, ega siin ei saanudki kuskil käia, siit oli kõik oli põõsast ja igasuguse räga all, ainult majade akende all. Siin lapsepõlves sai kohutavalt palju neid sinililli või tsillasid kasvas siis ma käisin ikka seda akna alt, see oli otse vastu päikest, seal nad läksid kõige varemalt õitsema, käisin korjamas, aga üldiselt jah, siin oli kõik oli niisugune tühi maa ja nüüd on näete siin lai plats, pea või pidu. Siin oli siis see kunagine sissekäik, näete, trepp tuleb ja läheb kunagise värava poole, mida praegu enam ei ole. Aga kõik tundub nii kitsas, vanasti ikka oli hoov lai. Või ruumi mängida, ma ei tea, et nii kitsas see asi ei olnud. Päris naljakas. Vahepeal oli naabrimaja vahelt aed ka ära, siis sai naabri hoovis ka mängitud. Ja seda ma mäletan, see Männi haru oli nii kõrgel, et ma tahtsin, et siia oleks hea ronida, aga ei ulatanud. Kuna me elasime omaaegses jõukate inimeste rajoonis, siis oli meil siin ka huvitavaid naabreid. Nimelt elasid siin kandis Eesti-aegsetes villades mitmed Nõukogude eliiditegelased. Näiteks siin vastas kohe elas minu lapsepõlves, kui ma olin väga väike, elas Johannes Käbi. Siit 2 maja edasi meie naabermaja krundist võeti pool ära ja sinna krundile ehitas omale maja August Jakobson. Ja siin läheduses elasid veel Valter Klausson ja Aleksei Müürissepp, aga need olid mõni kvartal sinnapoole. Aga Käbinile ehitati minu lapsepõlves, kuskil päris 60. aastate alguses, see oli tohutu suur krunt sellel vastas majal. Ehitati sellele krundi taha otsa eraldi maja. Ma arvan, et põhjus võis olla see, et Käbinit hakkas häirima Vabaduse puiestee järjest tihenev liiklus. Aga igal juhul see uhke funktsionalistlik villa, mis siin vastas on, see tehti külaliste majaks. Ja 1964. aastal oli ta kindlasti külaliste maja juba, sellepärast siin ööbis oma Eesti visiidi ajal Urho Kaleva Kekkonen. Meie köögiaknad on siin vastas kohe ja siis meie vaatasime köögiaknast kogu aeg, kui Tšaikade rivi tuli ja läks ja tähtsad riigitegelased läksid sinna majja sisse. Ja kui Kekkonen ära sõitis, siis kõik lehvitasime akna peal. Mina ise ei mäleta seda, aga teised ütlesid, et Kekkonen oli vastu ka lehvitanud. Ma lihtsalt ei leidnud võib-olla selle õige auto akent üles, kus Kekkonen istus. Ja muide, see on mu ema jutt, aga mu ema niisugust plära juttu ei rääkinud. Tema bussi peatus siin meil kõrval, tema ootas busse kogu aeg ja edastagasi käis, tuli töölt ja läks ja koodi ja nii edasi, et liikus päris palju
ja ta ütles, et need mehed, kes siin, kui mingisugune suur külaliste viibimine siin meie vastasmajas oli, et need meeste näod olid talle juba tuttavad. Et hakka või tere ütlema. 2018 aasta lõpul ilmus minu raamat Jõululaupäev Nõmme 1970. Ja vaat selle tegevuskoht on täpselt seesama maja. Tegelased on natuke rohkem või natuke vähem välja mõeldud, sellepärast et nii täpselt vanu aegu enam ei mäleta. Aga see pilt tolleaasest keskkonnast, see oli küll nii hästi silme ees, et seal ei ole peaaegu midagi vale.